Sulle öeldi, et 6-kohaline palk on finišioon, et sa oled selle saavutanud, kuid enamiku ameeriklaste jaoks, kes teenivad täna $100,000, $100,000 tähendab see lihtsalt seda, et sa püsid vee peal. Paberil on majandus tugevam kui kunagi varem. Tegelikult on elamiskulud tõusnud kiiremini, kui palgad kunagi suudaksid. Selleks, et saavutada sama keskklassi elu, mida su vanemad said endale lubada ühe sissetulekuga 1985 aastal, peaksid sa nüüd töötama umbes 62 nädalat aastas. Keskklass ei kadunud kuhugi. See hakkas lihtsalt elama ajast, mida tal pole. Esimene peatükk, 62-nädalane aasta. Ameerika unistusel oli kunagi lihtne tähendus. Tee kõvasti tööd, teeni piisavalt ja sa saad endale lubada stabiilset keskklassi elu. Aga küsimus on, kas see tähendus kehtib veel tänapäeval? Majandusteadlane Oren Cass ja tema uurimisrühm American Compass töötasid välja niinimetatud toimetulekuindeksi, et seda täpselt uurida. Idee on lihtne. Võtke üks perekond ja üks põhivajaduste korv ning küsige, mitu nädalat peavad nad töötama, et nende eest maksta. Korv sisaldab toidukaupu, tagasihoidliku kodu 40% ili tasemel, pere tervisekindlustust ja autot tööle käimiseks. Seejärel lisage sellele kõigele veel laste ülikool ja see ongi tavalise ameeriklase elu baas. 1985 aastal oli vastuseks umbes 40 nädalat. Keskmine keskklassi ameeriklane maksis selle kõige eest ja tal jäi ikkagi viiendik aastast üle. See ülejääk muutus säästudeks, sissemakseks, väikseks hingetõmbepausiks halval aastal. 2022 aastaks neelas seesama ostukorv 62 nädalat palka. Nüüd kulub 12 kuu normaalse elu ostmiseks 14 kuud tööd. Puudujääk ei ole halb õnn ega ajutine raskus, see on süsteemi sisse kirjutatud. Palkades peitub julm konks. See 1985 aasta töötaja teenis umbes $143 ehk $443 nädalas. Tema 2022 aasta asendaja teenis kätte umbes $1200 ehk peaaegu 3 korda suurema palga. Paberil näib, et ta on 3 korda rikkam, kuid esmatarbekaupade hinnad tõusid kiiremini, kui palgatõus iial suudaks. Suurem number ostab nüüd väiksema elu. Varem suutis üks sissetulek ülal pidada kogu majapidamist. Nüüd on vaja 2 palka, et vaevu ära elada nii, nagu varem ühega sai. Ameerika keskklassi pere lisas teise teenija ja jäi ikkagi samasse seisu. Nii et kui majapidamine näib korras olevat, siis tavaliselt hoiab seda kulisside taga midagi püsti. See võib olla teine töökoht, ületunnitöö, juhutöö pärast laste magama minekut või krediitkaart, mis katab puudujäägi. Ükski neist pole enam valik. See on viis, kuidas inimesed ellu jäävad. Võid arvata, et see mõjutab vaid väikest osa peredest. Tegelikult see nii ei ole. 2024 aasta alguses leidis uurimisrühm Payments, et 48% majapidamistest, mille aasta sissetulek ületab $100,000, elab palgapäevast palgapäevani. Sellega asi ei piirdu. Umbes 36% majapidamistest, mille sissetulek ületab $200,000, teatavad sama. Neid peresid tuntakse kui Henrysid, kõrge sissetulekuga, kuid veel mitte rikkad. Nad teenivad palka, mida nende vanavanemad oleksid nimetanud varanduseks. Selle taga on tühjaks saanud säästud ja pensionifond, mis aina kahaneb. Nad teevad kõike seda, mida nende vanemad tegid. Nad järgivad kõiki reegleid, mida neile öeldakse ja ikkagi jäävad nad maha. Kui isegi kõige tipus olevad inimesed lähevad põhja, siis kelle jaoks see õitsev majandus tegelikult õitseb? Teine peatükk. SKP kummitus. See õitsev osa ei ole päris vale. Majandus kasvas 2025 aastal umbes 2%. Töötus püsis pikalt madalal ja S&P 500 püstitas pidevalt uusi rekordeid. Nende näitajate järgi tundub kõik korras olevat. Probleem on selles, mis jääb välja. Mõtle sellele, mis tegelikult oluline on. SKP mõõdab toodangut ehk kaupade ja teenuste koguväärtust dollarites. See näitab, kui suur on majandus, aga mitte seda, kui kaugele sinu palk ulatub. Töötus näitab, kas sul on töö, aga mitte seda, kas see töö võimaldab sul maksta üüri, osta toitu või tagada elementaarne stabiilsus. Mõlemad on kasulikud näitajad, kuid kumbki ei vasta küsimusele, millega inimesed tegelikult silmitsi seisavad. Kas täiskohaga töötamine katab endiselt normaalse elu kulud? Palju sellest, mida me nimetame kasvuks, on tegelikult lihtsalt vapustavalt suur kulu paigal püsimise eest. Paljud loodavatest töökohtadest on teenindussektoris. Walmart, riigi suurim eratööandja, annab tööd umbes 1,6 miljonile ameeriklasele, kuid nende ametikohtade palgad ei püsi sammu ei üüri ega tervisekindlustuse kuludega. Alates 1970. aastate lõpust on tüüpilise töötaja palk tõusnud umbes 14,8%. Iga töötaja tootlikkus on tõusnud umbes 64,6%. Tegevjuhi palk on samal perioodil tõusnud üle 1300%. Tööd tegevate inimeste ja kasu saavate inimeste vahel on tohutu lõhe. Majandusteadlased kirjeldavad pärast majanduslangust toimuvat mustrit mõnikord K-kujulise taastumisena.
üks joon tõuseb nende jaoks, kellel on varad. Teine joon langeb nende jaoks, kes sõltuvad palgast. Sama majandus, kaks väga erinevat trajektoori. Nii kasvab majandus edasi, samal ajal kui pere-eelarve kahaneb. Inimesed tunnevad seda lõhet isegi siis, kui nad ei oska seda nimetada. Aastaid on inimesed öelnud küsitlejatele, et majandus tundub raske, kuid andmed väidavad vastupidist. Kirjanik Kyla Scanlon nimetab seda lõhet vibe sessioniks. See on vahe selle vahel, kuidas majandus paistab paberil ja kuidas see tundub köögilaua taga. Michigani ülikooli küsitlused on jälginud seda nõrka meeleolu juba aastaid, isegi kui peamised majandusnäitajad jätkuvalt tõusevad. See lahknemus ei ole juhuslik. See peegeldab seda, mida need näitajad mõõdavad ja mida mitte. SKP ja töötus on kasulikud tööriistad, kuid need ei kajasta seda, kui palju maksab normaalse elu kooshoidmine. Üür, tervishoid, toidukaubad ja kõik muu, mis on vajalik iga kuu stabiilsena püsimiseks. Nii liiguvad numbrid graafikutel ja uudiste pealkirjades, kuid need ei vasta alati sellele, mida inimesed tegelikult tunnevad. 3. peatükk. Suur nelik. Sulle on öeldud, et oled oma vanematest rikkam, sest sinu asjad on paremad ja odavamad. Teler on hiiglaslik. Sinu taskus olev telefon võib edestada 1985 aasta superarvuti võimekust. Majandusteadlased kohandavad isegi inflatsiooninäitajaid toodete kvaliteedi muutuste järgi. Seda nimetatakse hedonistlikuks kohanduseks, sest tänapäeva telefon või teler on parem kui 10 aasta tagune. Aga päriselus ei tähenda see paranemine alati, et sa end paremini tunned. Võib-olla suudad endale lubada suurt 4K telerit. Raskem on endale lubada piisavalt ruumi, et selle ümber mugavalt elada. Sest suurim muutus pole olnud vidinates, vaid elamispindades. Kodu maksis varem umbes 3 korda majapidamise aasta sissetuleku. Tänapäeval on see paljudes linnades juba üle 5 korra. Võtame näiteks Austini. Hinna ja sissetuleku suhe jõudis 2022 aastal umbes 5,75 nii. 2025 aasta keskpaigaks oli see langenud umbes 4,31 nii. Kuid see on siiski üle pikaajalise keskmise, mis on umbes 3,9. Ja takistuseks ei ole ainult igakuised maksed. 20% sissemakse keskmise hinnaga kodu eest võib tähendada umbes $80,000. $80,000 kohe välja maksta. See on raha, mida enamik üürnikke ei suuda koguda, kui nad maksavad üüri ja igapäevaseid kulutusi. Pärast 2008 aasta krahhi liikus Wall Streeti firma Blackstone kiiresti, et osta suures mahus sundmüüki pandud kodusid. Hiljem lõi see ettevõtte nimega Invitation Homes, mis oma tippajal haldas ligikaudu 80,000 kinnisvaraobjekti. Teine suur tegija, Progress Residential, kasvas umbes 97,000 koduni. Atlantas kuulus suurinvestoritele mingil hetkel ligi 25% kõigist ühepereelamutest üüripindadena. Algajate kodu lakkas olemast koht, kus elada ja sellest sai kellegi teise raha tootlus. Lastehoid on veel üks koormus keskklassile. Föderaalvalitsus peab lastehoidu taskukohaseks, kui see moodustab 7% sinu sissetulekust, kuid sellele vastab peaaegu mitte keegi. Keskmine kulu ühe lapse kohta ületab $13,000 piiri aastas. 2 lapse puhul ületab kulu $26,000 piiri, mis on rohkem, kui paljud ameeriklased enne makse teenivad. Kallimas suurlinnas võib 2 lapse hoidmine neelata 30–40% $100,000 suurusest palgast. 45 osariigis maksab see nüüd rohkem kui keskmine hüpoteek. 38 osariigis on see kallim kui osariigi kolledži õppemaks. Siis on veel tervishoiuprobleem. 2024 aastal oli keskmine pere tervisekindlustusplaan ligi $25,600. 2025 aastaks oli see juba $27,000. Töötajad maksavad sellest otse oma palgast umbes $6,300. 5 aasta jooksul tõusid need kindlustusmaksed 24%, samal ajal kui palgad jäid maha. Enamik inimesi riigis ei saa ka ilma autota tööle. 2025 aastaks maksis uue auto kuumakse umbes $750 kuus. Ainuüksi kindlustus ületas $2,000 aastas juba enne, kui paaki tilkagi bensiini pandi. See süsteem ei tundu, nagu see hakkaks lagunema. See on juba lagunenud. 4. peatükk. Võla illusioon. Ameerika keskklass elab laenatud raha peal. 2025 aasta lõpuks jõudsid krediitkaardivõlad rekordilise $1,28 triljoni. Lissaage sellele umbes 60% ehk $1,66 triljonit autolaene ja veel $1,65 triljonit õppelaene ning majapidamiste võlg ulatus $18,59 triljoni. Taas kõigi aegade kõrgeim tase. Hüpoteeklaen on kõige selle tipus. Pinged hakkavad ilmnema kohtades, kus need ei peaks. 2025 aastal jäid rohkemad 60-ndates ja 70-ndates inimesed oma krediitkaartidega hätta. See oli halvim näitaja alates 2001. aastast. Hoiatusmärk. Inimesed, kes pidid olema kaitstud, satuvad majanduslõksu.
kõige olulisem detail on aga see, mida laenamine tegelikult võimaldab osta. Ligikaudu 60% kaardiomanikest kannab nüüd kuust kuusse jääki. Ühes hiljutises küsitluses ütles 55%, et jääk tekib hädavajalike kulude katmiseks – toidukaubad, kütus, aeg palgapäeva ja üüri vahel. Kui enamik krediitkaardi võlga kasutatakse põhivajaduste katmiseks, ei ole see enam lugu ülekulutamisest. See muutub märgiks millestki sügavamast, lõhest, mida tavaline sissetulek ei suuda katta. Võlg ei ole säästude peal, see on nende asemele tulnud. Pärast seda hakkab intress tööle selle kallal, mis alles on jäänud. Ligi 20% intressimääraga võib $5000 võlg minna aastas maksma $1000, $1000 lihtsalt selle hoidmise eest. See on raha, mis ei osta midagi muud kui aega. Sellepärast võib üks halb hetk kogu olukorra pea peale pöörata. Raviarve, ootamatu koondamine, autorike, piir stabiilse pere ja maksmata arve vahel on hägustunud. 5. peatükk. Hukkumise tsükli algoritm. Pika aega hindasid inimesed majandust koha peal, oma töö, oma numbrite, oma tänava järgi. Nüüd tuleb see sotsiaalmeedia voogudest, kus postitusi järjestatakse algoritmide abil. Nendel voogudel on oma agenda. Nad ei näita kõike võrdselt, nad eelistavad seda, mis paneb inimesi edasi kerima ja ebakindlus kipub tähelepanu hoidma. Nii tõukavad algoritmid kõige hirmutavamad postitused ülespoole. Ühel päeval on metakoondamised ja kärped Google'is, järgmisel päeval nutab keegi pargitud autos pärast seda, kui Amazon ta vallandas. Ühe ettevõtte üks halb nädal hakkab tunduma millegi suurema tõestusena. Seda tuntakse kui rahalist dysmorfia. See on lõhe selle vahel, kui hästi sul tegelikult läheb ja kui vaesena sa end tunned. See lõhe suureneb iga kord, kui sa kerid. Võltsrikkus on ekraani ühel poolel, hukatus teisel. Peaaegu miski nende vahel ei näita enam, milline on normaalne. See on teadlikult nii kujundatud. $400 toidupoe ostuklipp tõmbab miljoneid vaatajaid. Lugu stabiilsest töökohast ei huvita kedagi. Süsteem näitab sulle paanikat ja hirmu ning matab tavalise ja igapäevase. Sa hakkad uskuma, et kõik on pankrotis ja sina oled järgmine. Seda on lihtne pidada lihtsalt telefoni probleemiks, aga see jätab tegeliku olukorra tähelepanuta. See pole ainult tähelepanu hajutamine. See puudutab seda, kuidas majanduse kohta käivat teavet nüüd filtreeritakse ja võimendatakse massiliselt. Avalik arusaam majandusest ei ühti tihti inimeste isikliku rahalise tegelikkusega. Inimesed võivad tunda end olukorra suhtes paremini või halvemini, isegi kui nende sissetulek või arved ei muutu. Seda on kõige selgemini näha pärast valimisi. Ühtesid ja samu majandusolusid tõlgendatakse väga erinevalt sõltuvalt sellest, kes on ametis. Põhinäitajad ei muutu üleöö, kuid viis, kuidas neist räägitakse ja kuidas neid tuntakse, muutub sageli. Ja mis veel hullem, see on tagasisideahel. Kindlus ei ole lihtsalt majanduse peegeldus, see kujundab majandust. Kui piisavalt palju inimesi valmistub krahhiks, lõpetavad nad kulutamise. Nad lükkavad oma ostud edasi ja hoiavad olemasolevast kinni. Aeglustumine, mida nad kartsid, hakkabki tõeks saama. Tegelik hinnasurve toidab hirmu ja hirm toidab olukorda. Sisu paisutab selle veelgi suuremaks ja igal sammul võtab platvorm oma osa. Voog määrab sinu meeleolu, müüb selle maha ja annab selle siis sulle tagasi kui uudise. Ja see kõik viib tagasi ühte kohta. 6. peatükk. Ellujäämise finantseerimine. Asjad, mida inimesed eluks vajavad, on üha enam muudetud varadeks, mis toovad kellelegi teisele tulu. Eluaseme näide on kõige selgem. See ei ole enam lihtsalt peavari. See on ka investeering, mis toimib ainult siis, kui hinnad jätkavad tõusmist. Ja hinnatõus tähendab, et järgmisel inimesel on seda üha raskem endale lubada. Wall Streeti firmad ja suured pensionifondid suunavad raha eluasemeturule, et rahastada kellegi pensionipõlve. Aga see ei ole sinu pension. Ülikool on läinud sama teed. Laenuteenindajad nagu Sally Mae ja Navient kogusid aastaid õppelaenude pealt raha. Koolid saavad oma raha kohe kätte, samal ajal kui tudeng maksab seda tagasi kuni keskeani. Isegi erakapitali raha jätkas otsinguid, ostes kokku kortermaju, Haagis elamute parke ja haiglaid. Iga meie elu aspekti pigistatakse kasumi nimel. Bright Horizons juhib lastehoidu avalikult kaubeldava ettevõttena, mille aktsiasümbol on BFAM. United Health, mis on Ameerika Ühendriikides suurim tervisekindlustusandja, teenib kogu tervishoiusektori üht suurimat kasumit. Mis kunagi oli arstikabinetis asuv lasteaed, toimib nüüd suuremas mahus kui osa majanduse tulu poolest. Töötajad toodavad igal aastal üha rohkem. Selle eest saadav tasu läheb sellele, kes omab varasid, mitte sellele, kes teeb tööd. Rikkaimad 10% ameeriklastest omavad suuremat osa aktsiaturust, samal ajal kui alumine pool omab peaaegu mitte midagi. Kui varade hinnad tõusevad, vaatab enamik inimesi seda kõrvalt. See pole mingi tõrge. Masin teeb täpselt seda, milleks ta on loodud. See liigutab rikkust tööjõult varadele, aasta-aastalt. Töötaja hoitakse hõivatud ja talle makstakse just nii palju, et ta jätkaks.
see on siin, et jääda. See vibe on nüüd püsiseisund ja Ameerika unistus ripub juuksekarva otsas. 7. peatükk. Progressi lõpp. Ameerika unistusel oli selge tee. Iga põlvkond pidi seisma veidi kõrgemal kui eelmine. Kodu pidi hoidma rikkust, mis kestab ka pärast sinu elu. Sinu lapsed alustaksid rohkemaga, kui sul kunagi oli. Tavalise töötaja jaoks on see tee kadunud. Eesmärk ei ole enam edasi jõuda, vaid lihtsalt mitte veelgi rohkem maha jääda. Oma positsiooni hoidmisest on saanud kogu ambitsioon. Nooremad põlvkonnad pärivad selle kokkuleppe halvimad küljed. Neil on suuremad võlad, samal ajal kui tähtsad verstapostid lükkuvad edasi. Nende sündimus langeb jätkuvalt rekordmadalale ja põhjus ei ole mitte soovimatuse kasv lapsi saada. Inimesed lihtsalt ei jaksa neid endale lubada. Tüüpiline esmakordne koduostja on nüüd 40-aastane, mis on rekordiliselt kõrge vanus. 1980-ndatel olid nad oma 20-ndate lõpus. Esmakordsed ostjad moodustavad nüüd vaid 21% turust, mis on väikseim osakaal läbi aegade ja paljud ei osta kunagi üldse. Üha enam sõltub kodu, mille lõpuks saad, päritud rahast, mitte tööst, mida teed. Mõned põgenevad odavamatesse linnadesse kaugele töökohast, kuid selle hinnaks on vahemaa ja inimesed, kelle nad maha jätavad. Vanuserühmade varanduslik lõhe räägib sama lugu teisest otsast. Vanematel omanikel on kodud, mille väärtus kahekordistub või kolmekordistub. Nooremad töötajad hoiavad üürikviitungeid ja laenuväljavõtteid. Ameerika andis oma vanadele ja noortele 2 täiesti erinevat majandust. Samal ajal keeldub puudujääk paigal püsima. Need samad jõud, mis venitasid tavalise elu 40 töönädalat 62-le, tegutsevad endiselt ja see number kasvab edasi. Miski ei aeglusta seda. Majandus kasvab edasi. Ametnikud viitavad kaamera ees tugevatele numbritele ja need numbrid on kõik õiged, kuid need ei kajasta seda, mida inimesed oma igapäevaelus kogevad. Sest paljudele leibkondadele ei ole kõrgemat sissetulekut tähendanud edumaad, vaid lihtsalt sammupidamist kiiresti kasvavate kuludega. Tõeline küsimus ei ole kasvus. See on selles, miks täiskohaga aastatööd ei tundu enam piisav, et katta täiskohaga elu. Suur osa eluasemest ja varast Ameerika Ühendriikides on endiselt koondunud ühte põlvkonda, kes ehitas selle väga erinevates majanduslikes tingimustes. Kui need varad hakkavad üle minema, siis kes tegelikult kasu saab? Uuri välja, mis juhtub pärast beebibuumerite põlvkonna lahkumist või vaata seda videot.